tere, minu nimi on Eero ja täna vaatame, kuidas lisada meie mängule avakuva. Selle jaoks teeme esmalt uue ruumi. Create. Ja nagu me näeme, siis meil on nüüd ruum 0 ja ruum 1. Aga GameMaker avab selle ruumi, mis on kõrgemal. Seega lohistame selle ruum ühe kõrgemale kui ruum 0. Seega avatakse ruum 1 esimesena. Nüüd vaatame siit, mis on meie ruumi laius ja kõrgus, jätame need meelde või kopeerime ning teeme uue pildi. Create sprite ning vajutame suuruse peale. Võtame toa laiuse ning võtame ära maintain aspect ratio. Võtame selle kastikese siit maha ja lisame ka toa kõrguse 7, 6, 8 ja vajutame apply. Nii, siis on meil pilt, mis on täpselt sama suur kui meie tuba. Ning mina teen täna hästi lihtsalt. Vajutan teksti, ma kirjutan hästi lihtsalt. Tere tulemast. Tere tulemast. Ja teen fondi suuruse suuremaks. Ning ma veel lisan, et ning alustamiseks vajuta enter. Teeme ta natuke veel väiksemaks. Nii, ja ma lisan ka mingi hästi lihtsa tausta. Näiteks rohelise. Seda oleks küll võinud enne teha. Näiteks üks halli tausta. Selline on minu pilt, aga sina võid loomulikult teha kodus palju lahedama. Järgnevalt lähen ma siia ruum 1 ning vajutan backgroundile ning valin selle pildi, mille me just tegime. Nüüd, kui ma mängu tööle panen, tekib mul üks probleem. Nimelt, isegi kui ma seda enterit vajutan, siis ega me järgmisesse ruumi ei lähe. Selle jaoks teeme uue objekti ja paneme selle objekti nimeks controller. Sellele objektile me pilti ei anna, sest me ei taha, et ta pildiga oleks. Ning ütleme talle, et kui me vajutame enterit, siis otsime ruum, minnakse go to next room, mine järgmisse ruumi. Ning võtame ruumi ühe lahti ja lisame selle controlleri ükskõik kuhu. Aga kindlasti mitte siis taustale, vaid tegelaste kihile. Näiteks siia. Mängus seda näha ei ole. Nüüd, kui me mängu tööle paneme, toimis. Väga hea. Näeme järgmises episoodis.